Issand, sa uurid mind läbi ja tunned mind. Sina tead, millal ma maha istun ja millal ma tõusen. Sa mõistad kaugelt ära mu mõtted. Sa mõõdad ära mu käimise ja mu pikali olemise ja kõik mu teed on sulle tuttavad. Sõna ei ole veel mu keelel, kui ennäe, sina, Issand, tead selle kõik ära. Tagant ja eest sa ümbritsed mind ja paned oma pihu mu peale. See tundmine on minule imeline. See on liiga kõrge, et saaksin sellest jagu. Kuhu ma võiksin minna su vaimu eest? Ja kuhu ma põgeneksin su palge eest? Kui ma astuksin taevasse, siis oled sina seal. Kui ma teeksin endale aseme surmavalda, vaata, sina oled seal. Kui ma võtaksin koidu tiivad ja asuksin elama Viimse mere äärde, siis sealgi su käsi juhataks mind ja su parem käsi haaraks minust kinni. Ja kui ma ütleksin, katku mind pimedus ja valgus mu ümber saagu ööks, siis pimedus ei oleks pime sinu ees, vaid öö oleks nagu päev. Pimedus oleks otse kui valgus. Sest sina valmistasid mu neerud ja kudusid mind mu ema ihus. Ma tänan sind, et olen nii kardetavalt imeliselt loodud. Imelised on sinu teod. Seda tunneb mu hing hästi. Mu luud ei olnud varjul sinu eest, kui mind salajas loodi, kui mind maa sügavuses imeliseks kooti. Su silmad nägid mind juba mu eos ja su raamatusse kirjutati kõik mu päevad, mis olid määratud. Ehk küll üht ainustki neist ei olnud olemas. Ent kui kallid on mulle sinu mõtted, oh Jumal, kui väga suur on nende arv. Kui ma hakkaksin neid ära lugema, oleks neid rohkem kui liiva. Kui ma ärkan, olen ma alles sinu juures. Oh, et sa, Jumal, surmaksid õelad ja et minust taganeksid verevalajad, kes sinust räägivad salalikult, kes silmakirjaks tõstavad häält, need sinu vaenlased. Kas ma neid, kes sind vihkavad, Issand, ei peaks vihkama? Ja kas ei peaks mulle olema tülkad need, kes tõusevad sinu vastu? Täie vihaga ma vihkan neid. Nad on saanud mu vaenlasteks. Oh, Jumal, uuri mind ja tunne ära mu süda. Katsu mind läbi ja tunne ära mu mõtted. Vaata, kas ma olen valu teel ja juhata mind igavesele teele. Psalm 139, mille just terves hiilguses ette lugesin, on üks vägev tekst. See on üks nendest lõikudest, mis on inspiratsiooniks saanud väga paljudele lauludele ja tekstidele pärast seda. Üks nendest tekstidest, üks nendest psalmidest, mis jõuab ka hingamispäevakooli lastetundi. Sageli tsiteeritud, sageli isegi kunstis, kujutavas kunstis inspiratsiooni aluseks saanud. Seda kindlasti välja teenitult. See on üks unikaalselt terviklik kombinatsioon suurepärasest sisust ja vaimustavast vormist. See metafooride ansambel, mida selles tekstis just kuulsime, on eriline. Imetavased parallelismid, suurepärased kontrastid, peaaegu käega katsutavad kirjeldused. Pildid, sõnadega maalitud kujundid, mis siiski vaatamata sajandite pikkusele vahele täna ka väga suupärase ja loomulikuna tunduvad. Nii aja ja asjakohane 3000 aastat hiljem. Väga sageli kasutame psalme kui selliseid kunstiteoseid. Võib olla selline luule või laulu element, mida on kombekas tuua meie aruteludesse ja teenistustesse
kuid sellise, erilise ettekandena. Liiga sageli võtame need tekstid ja paneme nad kõrvale kui poeesia, kui ilu, kui esteetika element meie muidu tahketoidu kõrval. Mina usun, et see eriline laul sisaldab endas ühte vägevat teoloogilist tõde, pandud vormi, mida kuskilt mujalt nii mahlasena kätte ei saagi. Vaatame seda teksti lähemalt. Millest või kellest kõneleb psalm 139? Võime kindlasti tuvastada 3 põhielementi või põhitegelast. See on Jumalast, vaenlasest ja meist. Võib-olla sa juba tõused poolenisti istme pealt püsti ja ütled, mis meist, see on ju Taavetist, laulu autorist, kuid kannatust me jõuame selle kohani, kus ma ehk põhjendan ära, miks ka selline hüpe on õigustatud. Ilma pikema sissejuhatuseta astume nende tegelaste juurde. Vaatame ükshaaval, kes nad on, mida nad selles tekstis teevad ja kuidas nad omavahel positsioneeruvad. Kõigepealt siis Jumalast. On üsna kindel väita, et psalm 139 on Jumalast. Seda võib näha juba sellest vahvast alapealkirjast, mis sellele on piibli tõlkijate poolt pandud. Eesti keeles on see kokkuvõte Jumal on kõikjal ja teab kõik. Jumal on kõikjal ja teab kõik. Kui sa kahtlustad nende kokkuvõtete inimlikku elementi, siis vaata võib-olla selle teksti endagi algust. Issand, sa uurid mind läbi. Sina tead, sa mõistad kaugelt, sa mõõdad. Kõik mu teed on sulle tuttavad. Ilmselgelt on tegu psalmiga, mis on Jumalast. See on Jumalast, kes mõistab, mõõdab, tunneb, teab, loob, koob, näeb, valgustab, uurib, juhatab ja teeb veel palju muud. See nimekiri ei ole lõplik nimekiri kõigest sellest, mida see psalm Jumala kohta ütleb, kuidas ta Jumalat kirjeldab ja mida ta Jumalale tegevuseks ette paneb. Jumal on peategelane. Tema on valgusvihus, prožektorite ees. Tema on see, keda vaadatakse au, ülistuse ja kindla teadlikkusega Jumala kõikväälisusest, tema vältimatusest ja tema lõputust tarkusest. Selle teksti autor ise ütleb, ent kui kallid on mulle sinu mõtted, oh Jumal, kui väga suur on nende arv, kui ma hakkaksin neid ära lugema, oleks neid rohkem kui liiva. Juba nende samade tõdemuste pärast on tegu ühe väga väärtusliku psalmiga. See näitab meile nii mõndagi Jumala omadustest ja tema loomusest. See psalmist ilmselgelt tunnistab, et see, mida ta näeb, mille tunnistajaks ta on ainulaadne, imetabane. Ja ta annab oma parima, et edasi panna sõnadesse Jumala teistsugusust, tema erilisust, tema ülimust ja tema absoluutset täielikku au. Need poeetilised tõed iseenesest oleks piisav põhjus selle psalmi juurde ikka ja jälle tagasi tulla, kuid siin on enamatki. See psalm on täiesti kindlalt ka vaenlastest. Me jõuame psalmi keskele, millest on kiiresti ja osavalt saanud üks rikkalikumatest kiituslauludest ja järsku näeme kummastavat käiguvahetust. Oh, et sina hukkaksid õelad.
mis just juhtus? Oh, et sa surmaksid õelad. Taavet, millest selline žanrivahetus? Mis juhtus? Kas sul on väikene stilistiline komistus? Kas see siin on täiuslik näide sellest, kuidas iga kunstiteos, mida me loome, alati peegeldab mingit osa meie isiklikest valudest, meie isiklikest probleemidest, kuidas isegi siis, kui me ei taha, nad ikkagi ronivad salaja ridamisi sinna sisse. Võib-olla peamegi vaatama seda, kui Taaveti olukorda, et ta ei suutnud kuidagi laulda ühte laulu, ilma et tema isiklikud probleemid oma nina sinna ei topiks. Me ju teame, et Taavetil oli vaenlastega probleeme. Ja siin keset Jumala au ja vägevuse kirjeldust suskas see kui nõel ennast ikka sinna vahele. Ei saanud Taavet valutavast varbast mööda. Tundub, et kui me siit edasi vaatame, siis esimesel silmapilgul see tõlgendus justkui peakski paika. Õelad verevalajad, kirjutab Taavet. Õelad verevalajad. Taavet justkui tõesti neakski siin oma poliitilisi tagakiusajaid. Tal on posu psalme, kus ta just seda teeb. Ta lahkab seda sama probleemi väga praktilisest, väga konkreetsest, väga valulikust punktist. Psalm 140, kohe järgmine meie piibli tekstides, jätkab täpselt sealt. Aga see psalm siin on sutsu keerulisem. Kui me edasi vaatame, kuidas Taavet neid vaenlasi käsitleb, siis tõdeme ka, et tegu on üsna kirgliku, isikliku asjaga. Üdini läbi tunnetatud ja selge seisukohavõtuga. Õelad verevalajad, täie vihaga ma vihkan neid, ta ütleb. Millal sa tundsid viimati, et sa kedagi täie vihaga vihkad? Lähemal lugemisel ometi näeme, et vaenlase loomus ja omadused on sutsu keerukamad, kui Taavetit taga ajavad mõõgavennad. Ja ehk ka meie kodule lähemal. Õelad verevalajad, kes sinust räägivad salalikult, ütleb Taavet. Õelad verevalajad, täie vihaga ma vihkan neid, kes silmakirjaks tõstavad häält. Taavet on just kirjutanud posusalme Jumala loomuse ja olemuse kirjelduseks, kaevanud välja väga tabavad metafoorid, et anda meile teada, milline on Jumala imelisus. Ja nüüd paneb täies aususes lauale paratamatu reaalsuse, et on neid isikuid ja on neid jõude, neid süsteeme ja struktuure meie ümber, mis seda pilti aktiivselt moonutavad. Huviagente, suunamudijaid, kelle eesmärgiks on teadlikult või teadmatult rikkuda meie pilti Jumalast. Siin on vägev, vältimatu Jumal. Ja siin on see, kes annab endast kõik, et sinu pilti sellest vägevast, vältimatust Jumalast krussi, viltu, vussi ajada. Need, kes sinust räägivad salalikult, kes silmakirjaks tõstavad häält. Ussitajad. Ussitajad, strateegiliselt vale jutuajajad, kelle ainsaks eesmärgiks on sosistada kavalaid poolvalesid, kaaperdada metafoore, moonutada teoloogilisi teadmisi, puhuda kahtluste paksu udu meie kogemuse ümber. Et meie Jumala pilt nihkuks tegelikult Jumalalt kuhugi poole kiiva.
et need 18 salmi, mis eelnevad selle vaenlase kirjeldusele, läheksid meelest või tuhmuksid. Et me siis paneksime oma usalduse ankru hologrammi tühjusesse. Et me ehitaksime oma pettumuste raamistamiseks oma nihkes pildi ümber teooria tellinguid, mis me tegelikkust kuidagigi püsti hoiaksid. Need vaenlased ootavad harva harkide ja hangudega ukse taga. Nad on siinsamas ka täna, kui sa neid salme loed. Märksa kavalamad, märksa teadlikult strateegilisemad. Ma vihkan neid, põlastan ja tülkan, rõhutab Taavet oma Jumala kirjelduse keskel. Võib-olla oleks tark vaadata, kas mõni nendest vaenlaste valedest on kuidagi pugenud ka selle sama psalmi traditsioonilistesse lugemismustritesse. Ma ütleksin, et on. Kui vaadata seda, kuidas tavatseme psalmi 139 lugeda, siis me näeme, et seda on sageli käsitletud või tõlgendatud justkui nihkes. Kavalasti mitte otseste valedena, vaid valedena, mis tekivad vaikimistest, väljajätmistest, rõhuasetuse nihkumistest ja muutustest, moonutusteni, mis tekivad lünkades. Tundub, et nii sageli on meie lugejatena pilk suunatud traditsiooni poolt. Meie tõlgendused moonutatud meie lugemise kultuuri sees, mis siis sujuvalt suudab panna meid hüppama mõnest osast üle, keskenduma poolikule tõele ja nii jätma kahe silma vahele selle, mis tegelikult on eluoluline. No milliseid poolvalesid siis on poogitud selle sama psalmi külge? Esiteks, psalm 139 on universaalsest Jumalast. Pange tähele, et see on nüüd oluline nüanss meeles pidada. See ei ole vale. Ongi universaalsest Jumalast, kuid mitte ainult universaalsest Jumalast ja ehk koguni mitte peamiselt universaalsest Jumalast. See ei ole lugu kõike nägevast panoptikoni Jumalast, sellisest jumalikust silmast, mis vaatab kõike oma kõrgustest, mis mugavalt paneb kirja raporteid meie tegemistest ja tegemata jätmistest, et siis ühel hetkel kohtustseenidel need raamatud avada ja lõplikult kohut mõista. See ei ole lugu kaugustes eksisteerivast jumalikust olevusest, kes paratamatult justkui on teadlik kõigest, mida ta on loonud. Ei, see lugu on huvitatud, lähedasest, aktiivselt meiega suhet otsivast Jumalast, meiega tegelevast Jumalast, teadlikult siin ja praegu kohal olevast, nii-öelda käega katsutavast, kõhus tunnetatavast, vaietamatult kogetavast Jumalast. Jumalast, kes mitte ainult ei tea, vaid ka teeb end teatavaks. Nii et see psalmist teab, millest kirjutab. See ei tähenda, et Jumal ei ole universaalne. Muidugi on, aga see tähendab seda, et psalm 139 räägib lugu Jumalast, kes on lisaks universaalsusele ka väga konkreetselt siin ja praegu olemas. Ja võib-olla tema siin ja praegu isiklikult kohal olemine on tema üks universaalsetest omadustest. Punkt 2.
psalm 139 on inimsoost üldiselt. On ehk küll ka, aga kindlasti mitte ainult ja tõenäoliselt üldsegi sugugi mitte peamiselt. See psalm on Taavetist ja sealt edasi rakendusena, kuna see on pandud kirja pühakirja ja pandud kirja kogemusena, mida Jumal on meile lubanud sinust ja minust isiklikult, individuaalselt. See on intiimsest suhtest. See on Jumalast, keda saab tunda, keda saab kogeda sinu elus sõna otseses mõttes ükskõik, kus sa ka ei oleks, nagu salmid 7-12 seda rõhutavad. See on Jumal, kes julmalt keeldub laskmast sul kaduma minna. Kolmas vale on minu lemmik, et psalm 139 on inimanatoomiast. Et see on meie sõrmedest ja neerudest, et see on meie ajust, et see on meie ainevahetuse imest ja meie neurokeemia imelisusest. Et me vaatame seda psalmi ja me tunnistame looja väge. Sellepärast, et kõik see teadus, mida me praegu vaatame ja tunneme ja kogeme ja mida me saame õppida, avastab aina enam ja enam seda tarkust, seda nüansirohket imelisust, millega meid on loodud. Võib-olla astume ehk sammu tagasi ja imetlemegi seda, et Taavet sel ajal 3000 aastat tagasi suutis tabada selle imelisust. Et ta nii nüansirohkelt suutis kirjeldada neerusid ja kes teab mida. Ja et ta läbi selle oskas näha Jumalat. Ja see on Jumala tarkusest. Aga tõsi on, et siin hetkes oleme just pannud meie ette lauale 3 eemaldavat astet. 3 liigutust, millega me astume justkui tagasi selle psalmi isiklikust dimensioonist. Me muudkui suurendame ja suurendame vahet enda ja Jumala vahel. Ja on küll üks Jumal, kes teab kõike, aga sealt kaugelt. Ja on küll üks Jumal, kes suhestub inimsooga, kuid kui liigiga, mitte kui indiviidiga. Ja ma olen küll imeliselt tehtud, kuid ühe näitena selle liigi bioloogiast. Võib-olla teeme seda selleks, et me siis saaksime mugavalt lugeda 14. salmi. Tänan sind, et mind on nii aukartust äratavalt tehtud, Jumal. Olen ehk tõesti aukartust äratav. Ei. Need liigutused, mida siin 3 sammuga saame ette võtta, teevad olukorra palju mugavamaks. Kuidas ma ikka seisan peegli ees ja ütlen, ma tänan sind, et oled mind nii aukartust äratavalt imeliselt loonud. Millal sa ise viimati seda tegid? Millal sa tänasid Jumalat selle eest, et sind on nii imeliselt loodud? See oleks ju uhke, edev, vastuvõetamatult ebamugav. Ei, need 3 punkti siin ükshaaval ette võtta ja selle 3-kordse filtri läbi salmi lugeda on märksa mugavam. Niiviisi saame luua turvalise skeptilise distantsi. Vaata, see on Jumal, kes ei saa mulle liiga lähedale. Universaalne, üldine, anatoomia teadlik Jumal.
keegi, kelle puudumine minu elust ja kelle vaikus minu elust on loogiline. Kelle kohaloluta ja keda kogemata ma saan hakkama, sest minu teoloogiline, teoreetiline maailmapilt põhjendab ära, miks üks üldine ja universaalne anatoomiateadlik Jumal minu elus kogemuslikult tegev ei ole. Need 3 pooltõde, need valet vaikimise läbi, need moonutused lünkade kaudu on just täpselt piisav, et meie Jumalapilt oleks ideoloogiliselt ja teoloogiliselt vussis. Et meie arusaam vaenlasest kalduks ka õigelt pildilt kõrvale ja et meie enesepilt ei näeks välja nii, nagu Jumal on seda plaaninud. See krussis ja väärastunud koll võib tunduda kui mitte vale, kuid see katab sujuvalt ära võimaluse ja isegi normaalsuse, et võime elada isiklikku, värvilist, kirevat ja tõelist elu Jumalaga. Kui me elame oma vaimulikku elu raamistusest, mis jääb truuks nendele 3 punktile, nendele 3 pooltõele, siis me pettumegi. Me pettume selles ebajumalas, mille oleme endalegi teadmatult tõstnud, mida endalegi teadmatult kummardame. Nii ehitamegi neid tellinguid meie valu ja meie lünkade ümber. Jumala puudutus, see puudutus, mida Taavet kirjeldab, et on igal pool tema ümber, muutub lihtsalt teoreetiliseks seisukohavõtuks. Jumala armastusest saab meie filosoofiliste valemite selline, vajalik element. Jumala armust juriidiline nüanss. Ja psalmist 139 saab nimekiri küll vahvasti sõnastatud ja kaunitest mõistetest, mis jäävad ometi kättesaadamatusse kaugusesse. Nii langeb meie vaimuliku elu peale hall ükskõiksuse udu. Ja tuima valuga palvetame elu pärast. Anume värskust, anume tõelist kogemust Jumalaga, kuid vaenlane ütleb võimatu. Vaenlane ütleb, kui kellelegi ongi võimalik, siis mitte sinule ja minule. See vaenlane lükkab oma kombitsad veel ühe kõrvalvale sisse ja sikutab selle ebaproportsionaalsetes mõõtmetes meie vaimulikku ellu. Kui jõuame salmini 14, siis tuletavad need kombitsad sulle meelde, et isekus on kurjast. See ütleb sulle, ei, isekuse vastand on isetus. Ja nagu eelmiste punktidegi juures tuleb tõdeda, et teatud mõttes tõesti on. Aga see sõna, mille me isekuse vastandina kasutame, on täiesti hukkale määratud. Sest sõna isetus räägib millegi puudumisest. Räägib sellest, et justkui tuleks minu enese ise ja minu mina ära kustutada, ära kaotada, seda ei tohiks olemas olla. Sinu ainulaadsus tuleb kõrvale heita. See, kes sa oled, maha jätta. Räägime
minu puudumisest. See on nii kaval. Kui ma ei saa muuta sind sinu isekuses kõigeks, mis on oluline, las ma siis muudan su mitte millekski. Ei ole Jumalal kohta sinu elus, kui sina oledki kõik. Kuid teistpidi ei ole kedagi ega midagi oma looja ette tuua, kui sa enese üleni ära kustutad. Kui sina oled ei keegi või ei miski, mida siis Jumal surmavaldaja taga peaks ajama? Kelle oma on siis see süda, mida Taavet palub Jumalal läbi katsuda ja uurida? Mõni ime siis, et meie vaimulikku elu katab paks hall udu. Jumal ootab meid seal, kus meid loodi, ootab meid selle koha peal, kus me usume, et tema tahab meid mitte eksisteerida. Niimoodi ongi see tõeline, rikas ja elus kogemus elust Jumalaga, millest Taavet aina laulis ja laulis, meie jaoks võimatu, minu jaoks kättesaamatu. Sest mind ju ei ole. Ei. Isekuse vastand ei ole isetus. Isekuse vastand on Jumala kiitmine selle eest, kui kardetavalt imeliselt sind on loodud. Isekuse vastand on oma enese nägemine, oma ressursside, oma andide, oma ainulaadsuse tunnistamine, oma loo tähelepanemine, sest see kõik kokku on Jumala tarkuse, armastuse ja plaani imetabane väljendus. See psalm on Taavetist. See psalm on sinust ja minust. Sellest, et on võimalik elada isiklikku elavat Jumalat oma elus kogevalt, värvilises maailmas. Iga imetabaselt, eriliselt loodud isiku elus. Kui me jõuame selle teadmise juurde, siis sellega tulevad kaasa 4 olulist punkti. Ja võib-olla mõnikord unustame äragi, et see teadmine sellest, et mina olen kardetavalt imeliselt Jumala poolt loodud, just sellisena, nagu ma olen, see on alustala meie vaimuliku elu tervisele. Vaatame neid 4 punkti kiirelt lähemalt. Iga kardetavalt imeliselt loodud ise on looja vägevuse eksemplar. Tunnistust sellest, kes ta on. Taaveti ajal ei olnud neerud üks anatoomiline elund. Nad ei elanud kultuuris, kus räägiti organitest ja sinu olemusest eraldi. See kõik oli kokku üks terviklik inimene. Sinu neerud, sinu mõtted, sinu tunded, sinu maailmavaade, see, mida sa oskasid, see, mis pani sind seest põlema, kõik see kokku kardetavalt imeliselt loodud. Looja vägevuse eksemplar. Teiseks on iga kardetavalt imeliselt loodud ise isikliku suhte alus. No kellega see Jumal peaks isiklikku suhet arendama, kui sind ei ole? Kuidas ta peaks sind isiklikult kõnetama, kui sina oled pisikene mutrikene hallis massis, näotu, teotu, sisutu ja vormitu?
iga kardetavalt imeliselt loodud ise on täisväärtusliku loo eeltingimus. Selleks, et sina saaksid oma rada Jumalaga astuda, peab sul olema oma rada, millel sina saaksid astuda. Ja kui me saame ükskord aru, kui äärmiselt eluoluline see kardetavalt imeliselt loodud ise on, siis me näeksime, et ka kogudus, ka kogukond ei saa tegelikult töötada selle keerulise ja imelise grupina, milleks Jumal oma vaimus tahab seda siduda, kui need ised ei saa aru, kas ta on sõrm või varvas, neer või süda. Igaüks nendest isedest on kogukonna ehitusklots, pandud elama ja täitma täpselt seda rolli oma unikaalsuses ja rikkuses, milleks Jumal ta on loonud. Ma tänan sind ja kiidan sind, et mind on nii kardetavalt imeliselt loodud. Et sind on nii kardetavalt imeliselt loodud. See nimekiri on üks vägev meeldetuletus sellest, mis võib juhtuda, kui me ei pane oma poolikuid tõdesid paari nende hädavajalike detailidega, et pilt saaks terveks. Kui meie teoloogia ei ole lahutamatult paaris korraliku antropoloogiaga ehk meie arusaam Jumalast, arusaamaga sellest, kes on inimene ja kes olen mina. Kui meie hirm nartsissistliku enesekesksuse ees ei saa tasakaalustatud terve arusaamaga Jumala loodu sisemisest väärtusest, kui meie vaimulikkust ei informeeri mitte ainult universaalne, vaid kui me paneme sinna juurde ainulaadse ja kontekstipõhise, konkreetselt siin ja praegu kogetava, saame lõpuks ometi tervikliku pildi. Ja kui me ei saa aru, et kui me vaatame enda ümber, siis peame tunnistama kõike seda ka oma ligimese kohta. Armasta oma ligimest nagu iseennast. Aukartust äratavalt imeliselt tehtud loodolevust. Tunnistust Jumala suurusest. Vägevat tööriista. Elu andvat ja rahu taastavat tööriista Jumala käes. Asendamatut üksust Kristuse ihus. Sellise vaatepunkti nihke pealt on võimalik elada värvikirevat, käega katsutavat, kogemuslikult reaalset elu Jumalaga. Siin ja praegu, sinul ja minul. Oh Jumal, uuri mind ja tunne ära mu süda. Katsu mind läbi ja tunne ära mu mõtted. Vaata, kas ma olen valu teel. Kas minu sees on elemente, mis moonutavad pilti sinust? Kas minu sees on illusioone selle kohta, mida tegelikult vaenlane teeb ja mis on kõige kurjem agent minu vaimulikus elus? Vaata, katsu mind läbi. Kas keegi on kaaperdanud mu minapildi ja juhata mind igavesele, värvikirevale, reaalsele eluteele. Mind, tunnistust sinu suurusest, vägevat tööriista sinu käes ja asendamatut üksust Kristuse ihus. Ma tean, et see on võimalik, sest nii loen ma psalmist 139.